kuidas hindad sina moemaailma ja spordi ühinemist? Minu arust see show, mis täna oli väga äge, et ongi see moe ja spordi pool kokku pandud, et tegelikult kõik need outfitid, mis meil seljas on ju ka väga nii-öelda spordist inspireeritud, erinevad värvid, et on niisugust nagu mängulisust lisatud. Et ma arvan, et see andis niisugust head vunki sellele showle. Kas on mingid kindlad moetrendid, mida sina sportlasena eelistad? Otseselt vist ei ole, ma ei tea. Ma ei jälgi tegelikult üldse väga, või no eks mingid moetrende ikka jälgin, aga pigem vaatan seda, mis mulle endale meeldib. Aga hommikuti riideid valides, kas eelistad pigem mugavust või ikkagi vaatad, mida täpselt endale selga paned? Enamasti ikkagi mugavust, et vahet ei ole, kuhu üritusele kuskile ma minemas olen, ma ikkagi, kas või oma kontsesi osta, siis ma ikkagi alati üritan vaadata selle järgi, et nad oleksid võimalikult mugavad ja ma päriselt saaksin nendega kõndida. Aga eks on ka mõnikord olnud siukseid, ma ei tea, riideid või jalanõusi, mis tegelikult ei ole mugavad, aga tuleb lihtsalt kuidagi ära kannatada. Aga üldiselt ma ikkagi üritan ka nii-öelda seda mugavust kuidagi sisse tuua. Puudutame korraga sinu hiljutist pallireisi, et said lõpuks täita oma lapsepõlve unistuse, milleks oli delfiinidega ujumine. Kas kogemus oli selline, mida olid lapsest peale juba ette kujutanud või siiski ületas ootusi? See kogemus oli hoopis nagu palju ägedam, kui ma ette kujutasin. Et saimegi seal vees ka nendega nii-öelda siis koos ujuda ja nii-öelda nende prillidega siis vee alla vaadata. Ja lihtsalt see, kui nad nagu ujuvad su alt läbi, see on lihtsalt nagu filmis oleks. Nagu isegi praegu, kui ma sellele tagasi mõtlen, see tundub, et see ei ole nagu päris. Et see oli kindlasti palju rohkem, kui ma oskasin sellest oodata.